Nii uue joonise alustamiseks oli siis mõistlik kontroll A-ga kõik asjad ära selekteerida ja ära kustutada. Mudelruumist paberruumi jäävad vormistuse asjad alles ja alguses siis võiks abijoonte kihi peale endale gabaridid ette teha niimoodi, et ergonoomilised mõõdud, eks, et ütleme istumissügavus seal mingi 450, istumiskõrgus 420 näiteks ja seljatoe kõrgus siis teeme niisuguse madala seljatoega siis mingi 750 näiteks, kes tahab kõrgema seljatoega teha. Siis ma panen siia ette veel soovitusliku selle istumise nurga, et te ilmselt teate, et horisontaalse tooli pealt kipub inimene ära libisema, et ei ole mugav, kui on horisontaalne. Ja muidki abijoone võib siia juba endale ette teha, näiteks, et see jalgade nurk oleks siin ette määratud. Ja abijoonte arv ei ole piiratud, et siin võib kasutada mingit offseti moodi asja näiteks, et anda nendele jalgadele ja platedele siis mingisugune paksus. Et kui visand on valmis, siis edasi on ju juba lihtne, siis vahetad selle kihi ära ja joonistad üle. Et ma nüüd praegu väga keerulist tooli ei hakanud siin tegema, et muidugi võiks neid elegantsemaks need detaile siin töödelda. Aga praegu ei olnud see mulle eesmärgiks. Nii klausiga kokku. Noh, ütleme siis külgvaate jaoks, et see kontuur on olemas ja peaks nüüd veel siis kasutades offseti tekitama neid abijooni juurde, kus kohas siis on vaja siia vahele tuleb siis seljatugi. No, kui tahab täpsete mõõtudega teha, siis tuleb ikka kohe veel abijooni juurde tekitada. Kui nii, no, võib kasutada seda trikki, et keerab koordinaate, siis saab kasutada ristküliku tööriista näiteks, et joonistada siia põõnasid. See koordinaadistik on täiesti kah nagu objekt, seda saab selekteerida ja muutmispunktidest muuta. No, tagumine see põõn võiks olla kuskil madalamal. Tegin ta alguses päris siia alla otsa, siis liigutan siit mingi 250 ülespoole näiteks. Pisut tugevam oleks. Nii, praegu
kui need nüüd oleksid tapid nii suured, siis oleks vist natukene õudne see asi, et ilmselgelt peaks olema need siis teise kihi peal, peaks olema siis mingi katkendjoone kihi peal näiteks. Ja et siin otsas siis see tapp ka ära näidatud oleks, siis võib kohe siin teha mingi 5 mm offseti neile. Ja sellel offsetil siis veel nurgad ka ära ümardada siin filletiga näiteks. Nii, polulain ava. Polulain. Ja teeme siis ühe filleti veel siin polulainile. Oi, siin on nüüd paksus on mingi kuskilt läinud midagi lappama, et ei lase teha. Nii, vaatame siis, paneme selle raadiuse uuesti, et mingi väike viga on siin. Ikka ei lase teha. Nii, mis viga siis nüüd on? No seda ma kahtlustasin ise, jah, ta on mingi 9,70 huvitav, kuidas ta nii veider mõõt tuli. Siin mul on tekkinud mingisugune ebatäpsus kuidagi moodi. Siin ka või. Nii, mis mul nende joonte vahe siis on siin? See on 20. No vaatame, kas nüüd läheb õnneks. No nüüd tegi ära. Aga see ei olnud see, millele ma tahtsin teha. Ja kõigepealt tuleb offsetiga sellest sissepoole koopia teha ja siis sellel on hoopis selline raadius. Noh, okei, nii sobib. No, seda ma nüüd praegult veel isegi ei tea, milline see istmeplaat siia tuleb, et kas ma selle istmeplaadi oskan siia ka joonistada, vist ikka võib ju proovida. Et kasutame jälle offseti, et teha endale abijooned ette. Nii, siit ma joonistan siis kohe katkendjoone kihi peale ja siit ma leian selle istmeplaadi koha ülesse küll, ma arvan. Nii, close'iga kinni, offsetiga 5 mm sissepoole ja teeme siis, et terves pikkuses on sisse tapitud. Vaatame, väga kena. Nii, külgvaade hakkabki olema olemas. Nüüd tuleb siis abijoonte abil koordinaadid vööldi ja abijoonte abil joonistada pealtvaadet. Et siin võib kasutada siis nüüd seda minu lemmiktrikki, et seal külgvaatele pealtvaatele abijooni teha siis jälle offseti, et panna esimene siis näiteks 400 kaugusele siin see abijoon ja siis hakata nüüd neid, tooli laius on ka 400, see on niisugune tore asi, et siis nüüd mul on juba ühed abijooned olemas ja teisi abijooni siis võib siin kasutada kas construction line'i, mis siis peaks kõik need, see läheb juba abijoonte kihi peale ja abijoonte kiht läheb jooksvaks kihiks make current. Nii,
abijooned, horisontaalsed. Noh, alguses ei tohi neid liiga palju teha, muidu ei oska seda õigeid üles leida. Et teeme siis alguses vähe. Nii, siit oleks nüüd suhteliselt lihtne see tool üles otsida. Üks abijoon oleks pidanud kindlasti veel olema, jah. Et siit on vaja, et see jääb ka nähtavale, jah. Nii, nüüd saab juba need jalad eestvaates. Noh, lihtsuse mõttes me praegu ei hakka neid jalgu kaldu joonistama, et see teeks asja keerulisemaks, kuigi tooli iseenesest teeks elegantsemaks, eks. Aga elegantset tooli ongi väga keeruline joonistada. Nii, siin on mul olemas abijoon ka selleks, et saab nähtamatu või katkendjoone teha. Nii, mis siin veel on? Siin peaks olema veel katkendjooni, ma natukene siis teen endale neid. Jah, et jääme esialgu kindlaks enda sihtgrupile, et see on siis nüüd praegu kõik need abijooned, mis puudutavad jalgu ainult, et ei hakka siin muid kohti praegu siis tähistama, et nende kohtade peale tulevad ka katkendjooned siis, mis ma siin ära tähistasin. Et tähtis on siis olla süstemaatiline, muidu läheb asi sassi. Nii, ja kui on nüüd kontroll väike, et kõikides nendes murdepunktides on abijooned olemas, siis võib seda kopeerida teiseks jalaks ka, et ei ole vaja teist korda üle joonistada. Nii, nüüd võib lihtsuse mõttes kas siis kustutada osa abijooni ära või siis on variant, et muudab näiteks seda abijoone värvi praegu. Et teised abijooned oleks siis natukene teist värvi, mis siis puudutavad nüüd seda seljatoe. No õnneks on mul hästi lihtne seljatugi kandiline. Ja istmeplaadi jooni siis. Et see pilt läheb aina kirjumaks, on täiesti tavaline 2D konstrueerimise või 2D jooniste tegemise juures, et pildid kipuvad väga hulluks kätte minema, nii need peaks olema tegelikult nüüd siis kõik abijoone kihi peal. Vaatan jälle juhtunud hoopis teine kiht. Nii, ja siit tuleb nüüd nendest abijoontest üles otsida siis need detailid. Et siin peab olema siis nüüd selle, miks ta siin tagumisest punktist ei panda abijoont, panin küll. Esimene tagumine, kõik. Okei, see lihtsalt kõrgus oli vale. Et see peab minema ühe astme võrra veel kõrgemale, aga siis ta, mis abijoon see on? Seda praegult ei olnud mul vaja, see läheb mul olnud segadusse. Nii. Et see peaks nüüd minema juba palju laier. Nii, ulatub siis jah, kõige üles. Ja siin vahepeal peaks veel olema siis üks jämejoon, ja siis üks katkendjoon, mis on selle põõna tagumine.